Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tervist. Kuues käik võtab nüüd pühapäeval kell 14.58 rotku lõppenud Rootsi talveralli ja kui eelnevatel päevadel Heido Raljurand oli stuudios ja tema vastas istus Roland Poom, meie kuulus ralli ekspert, siis seekord on midagi juhtunud nii, et Roland Poom on jäänud meeldan, et Lääne-Virumaale. Mis juhtus? Tere lõunat minu poolt ka. Juhtus see, et ma sõitsin eile nii palju või tegelikult reede ja laupäev nii palju maha seda Tallinna ja Pärnu vahet, et mul perse valus siiamaani, et proovime seekord saada niimoodi hakkama, et ma olen pikali voodis. No proovime nii hakkama saada. Tule natukene selline üldpilt, et täna 70 kilomeetrit kiiruskatseid just oli ülipõnev. Aga tegelikult juhtus nii palju, et esiseitsmes ei juhtunud mitte midagi, et kõik kohad jäid täpselt samaks, ütleme, vahet ei muutunud liialt palju, et üsna mõttetu päev või mis selles plaanis? Kuule, ega ühtepidi võiks öelda, et selline, oleks võinud vabalt sõitmata jääda ja täna oleks juba võinud kuskil suusatada Tartu maratonile ja poleks pidanud rallit jälgima. Aga tegelikult pinge ikkagi keris kogu aeg, ei saa öelda, et ei oleks kerinud, sest anti korralikult minna ja päevalõikes ikka vahed olid päris väiksed ja tänu sellele, et pühapäeval ikkagi punkti jagatakse eraldi, siis ju võitlust nägime ikkagi viimase meetri peal ära. Jaa, ei seda küll, et tegelikult olgem ausad, kõik need punktide pühapäevaste ja punktikatsete punktide jadamine, et see päris suured punktid on ikkagi mängus, et kui ralli ees saad 25, siis see pühapäevane õnnestumine nagu Evansil, siis annab 10 juurde, et tegelikult see on ikkagi päris kõva valuuta, mis mõnes mõttes peale, ütleme, paarkümmend aastat ralli jälgimist veel päris kutlasse ei ole jõudnud, et selle pühapäeva olulisus mõnes mõttes, et need silmad, mis siit Evans sai täna pühapäevalt, et need on ikkagi päris suure edu annavad tal seal MM-sarjas ka näiteks. No muidugi, ega täna vaatame Evansi seisu MM-sarjas, jõuame kindlasti selleni lähemalt ka süvitseda, siis mees on teinud sellise töö, et järgmisele rallile kohale ei peaks minema enam. Nii on, aga loen siis hästi kiirelt ette Rootsi talveralli lõpptulemused. Esimene Evans, teine Ratsuta, 3. Neville, 4. Tänak, kõik need mehed mahtusid lõpuks 17 sekundi sisse, siis liiders 5 minutit Rovanpera, 2 minutit Sesks, 2,5 minutit Bajari ja 4 minutit Munster, ehk siis need olid 8 parimat ralli üksautod. Tänakul siis läks nii, et pühapäevases arvestuses sai 3. koha eest 3 punkti, aga punktikatsel oli ta see esimene õnnetu, kes punktidetta või punktita jäi. Evans võttis siis Vabank 35 punkti ja mõtlesime, et sellist raamistikku siia saatele anda, siis võib-olla vaatakski selle punktiseisu järgi, läheks vaataks, mis seisus need mehed on ja mis sealt Rootsi rallilt näppude vahel jäi. Fikseerin ka nii palju ära, et kuna me teeme seda saadet, tõesti nii, et finišilipp landis ja tõmbasime kõne siin omavahel käima Rolandiga, siis loomulikult Jaan Martinson mässab möllab, proovib sealt Ott Tänakult lauseid välja pigistada, ehk arusaadavalt see on hetkel tal olulisem kui meie jutlemine, et vaatame, et kui siin Jaan jõuab oma asjad valmis ja jõuab saate lõpus saatesse, siis tore, kui ei jõua, siis lugeda tema kuulsaid kommentaare. Aga MM-sarja üldseis, miks mulle meeldib seda võtta, et Elfyn Evans 70 võimalikust punktist võtnud 61, Rootsi rallil absoluutne maksimum. Et minu see teooria, mis mul on siin, ma olen natukene suvalt seda just ju puusalt pannud, et ta hommikut ei sõida, siis see nagu pühapäeva hommikul ma vaatasin, ma olen päris tark mees, et tegelikult andis korraks selle esikoha Ratsutale ära, aga see viimase pika katse ülikindel võit, peale seda nägime lõpuks esimest korda ka Evansit naeratamas. See oli selline seljavõit, mis tal seal edestas Katsutat, mis ta siis on, ligi 10 sekundiga. Katsutat 8 sekundiga, et sellega tegi sotid selgelt šahmatt Rootsi ralli esikoht käes. Katsuta võttis ka mütsi maha, kõik võtsid vast mütsi maha, et nii vägevat
nii vädevat sõitu, kui see pikk Värster-Viki teine kiiruskatse oli, no see oli ikkagi ulme, no Evansilt pigem oodanud väristamist, mitte sellist asja, et selline parimate päevade Ogier, et ma nüüd tulen ja panen kõik mehed paika. Igal juhul oli see muljetavaldav sõit ja tegelikult kogu nädalavahetuse jooksul, et kui me olime suhteliselt veendunud, et reede esimese poole päevast tal on hea sõita, aga teise poole päevast see kaotus tuleb suur, siis tegelikult ei tulnud ja see juba andis mõista, et mehel on tempo olemas. Ja no laupäev samamoodi, kui ainult laupäeva arvestada, siis oli seal paar sekundit liidrist maas ja tänane päev oli jälle selline, võib öelda, ülemvõim ikkagi, et enne Montet või tähendab Monteelses saates me korraks mainisime seda, et kes siis võiks nii-öelda sellest kasu lõigata, et hübriid ära kaob ja me kõik seal arvasime, et see võiks olla Evans, sest tal oli hübriidi tulek väga raske. Ja minu meelest hübriidi nii-öelda käppa igal rallil ta ei saanudki lõpuks välja. Et seda me arvasime, et Evans võib teha selle suure tagasituleku ja hetkel tundub, et nii see ka läheb, et see mees tõesti tundub olevat saanud selle uue hingamise ja teise võimaluse praegu, et sõita jälle tiitli nimel, mida ta ju tegi aastal, mis oli 21. No koroona aasta igatahes, eks ole, et mis iganes. Jah, et kui ta Ogieriga võitles seal viimsete rallideni. No Evansi puhul muidugi natukene võib-olla need mängis head kaardid kätte see esimene stardikoht, eks ole, et reedel oli esimesena startida hea ja tegelikult laupäeval, pühapäeval nagu nimme, eks ole, öösel tuli natukene lund ja esimene stardikoht, eks ole, landetas sind suurest mängust, et kuskil Kutlas on muidugi jääb see küsimus, et mis oleks olnud, kui oleks tulnud enne reedet ka lund, aga see ei muuda muidugi mõnes mõttes Evansi võidu väärtust mitte kuskil suunas. Ei, kindlasti mitte, et see on lihtsalt ju, ma ei tea, kui oleks seda lund tulnud, oleks sportlik ebaõnn olnud ja kõik rohkem poleks mingit juttu seal olnud, aga tegelikult ta lõpetas esimese päeva liidripositsioonil. Ja ma arvan, et selle kohta ei olegi midagi öelda, et tal oli esimesel ringil eelis ilmselgelt olemas. Ta juhtis rallit 1,9 sekundiga pärast esimest ringi. Teine ring oli siis see, kus teoreetiliselt oleks pidanud olema tal oluliselt kehvemad olud juba, aga ta päeva lõpetas 0,6 sekundilise eduga Katsuta ees. Tegelikult see juba näitas ära, et olgu, mis see oli, see väike eelis esimesel ringil, et see teine ring, see tempo oli samamoodi peal, et igal juhul ei saa öelda, et ta nüüd mingi väga suure eelise oleks saanud või esimesena startides seetõttu, et ta suutis ka seda tempot edasi kanda teisel ringil, et seal ei olnud mingit tempo rahunemist näha. See, kui Evans esimesel kiiruskatsel täna hommikul 7,5 sekundiga Katsutale kaotas ja esikoha ära andis, kas tuli Eido ka meelde oma teooriad, et Evans see järk või ei tulnud meelde? No ikka tuli. Aga ma ise pigem, ma räägin selle lõpuni välja, ma tõesti ei uskunud, et Katsuta suudab selle auto tuua ära ja pärast 16 kiiruskatset ma olin veel kindel, et ta ei tule lõpuni seda. Et kõva, igal juhul üllatusi pakkus see ralli nii palju, et minust üks suur üllatus kogu aeg oligi. Ja, et kui me lähme MM-sarja üldseisu järgi, siis Evansi ülemvõimu näitab muidugi see, et 2 etapi järel 61, nagu see ei öeldud, siis teisel kohal Sebastian Ogier 33. Ehk kui ma jõuda tahan rauda on see, et ega meil ei ole olnud peale Evansi mitte ühtegi stabiilset sõitet, et Ogier ühe ralliga teenis rohkem punkte kui ülejäänud Rovanperad, Novillid, Tänatud, Formod ja nii edasi, eks ole 2 ralliga, mis võtab selle ülisegase seisu kokku. MM-sarja 3. mees Kalle Rovanpera 31 punkti vahe Evansiga juba 30. Rovanpera võib vist öelda, et selle ralli kõige suurem müsteerium, ma julgeks öelda, et kui teiste puhul aedlus oli veel selgitatav, siis see, kuidas see Rovanpera ei saanudki kuni lõpuni selle autoga sõbraks, ei leidnud seadeid, ei leidnud mitte midagi. Et ta ütles, et ainus asi, mis siin on loota, et äkki see on siis treenjas kruusa peal see masin või mitte tõeline masin, ütleme, et asjad toimivad. Et ja samal ajal
kaks tiimikaaslast, no valitsevad rallit ja ei saa öelda, et ta on asi stardikohas, sest et Evans alustas esimesena reedel ja Katsuta äkki 6.-7. ei saa öelda, et see stardikoht mingitel Toyotadel andis asjad kätte, sest Katsuta tuli tanant, Evans tuli eest, Rovanpera sealt keskelt ei suutnud midagi. Mis toimub? Täielik müsteerium, sellist asja, olgem ausad, sina panid ta uljalt, ennustasid ralli võitjaks ja see on täitsa aus ennustus oli, et üsna loogiline ennustus lausa. Ja, no vaatame tegelikult siis jagame selle ralli natuke tükkideks lahti, et me saaks aru, kus see kõik kaotus tuli. Esimese päeva lõikes kaotas siis pärast 8. kiiruskatset oli Rovanpera kaotus liidrile 25,5 sekundit. Teine leeg, ehk siis 9. katse kuni 15. kiiruskatse. 6 kiiruskatse arvestuses oli ta teine 0,2 sekundit Neville'ist taga. Elfin Evans siis 2,6 ees. Tundus, et nagu laupäev oli tal päev hea. 3. päev, ehk siis tänane päev. Kus ta läks punkte? Ta läks täna suuri punkte võtma, mis on ja ta stardikoht mööndustega ei olnud kõige hullem, et seda enam see laupäev, see tänane päev eriti, mis toimub, et ta oli ainus, kes läks vajutama suuri punkte võtma ja põhimõtteliselt näppude vahele, mis tal jäi sealt 3 punkti 10 ehk sisuliselt mitte midagi. Ja, 9,9 sekundit kaotus tänase päeva lõikes liidrile Evansile. Et ma arvan, et kui see oleks ükskõik, kes teine sõita, võib-olla ei teeks sellest liiga suurt draamat tegelikult täna. Et see tempo ei olnud selline nagu tollav, sest kokkuvõttes 32 sekundit kaotust, ühtepidi nagu on palju, teistpidi ei ole ka palju, aga tegemist on Kalle Rovanperaga, mitmekordse maailmameistriga ja Rootsi ralli kindlasti ühe spetsialistiga. Ja see, kuidas see ralli kulges, et tegelikult nagu kohati iskas tempo ja siis see kõik kukkus ära jälle. Et see teeb küll nagu murelikuks, et mis toimub, et see MM-ralli on piisavalt pikk, et selle refiga kohaneda, saada aru, mida teha, sest tegelikult, olgem ausad, teised sõitjad kõik suutsid kohaneda. Me võime otsast peale hakata, Evans, Katsuta ilmselgelt sõitsid võidu peale, kohanesid refiga hästi. Neville'il oli esimene päev väga keeruline, ütles, et raske on refile pihta saada, tegi omad korrektuurid, seadistuse muudatused ja sai pitta tegelikult. Ott Tänak samamoodi ju, tempo oli väga hea. Kuniks siis probleemid tekkisid, aga sõidu pool puhtalt jälle omad korrektuurid paika toimis. Ja siis, kui me võtame need noorsõitjad, ma ei tea, ma ütleks, et noorsõitjad ka sai kõik hästi hakkama, et seda refi muret ei olnud seal on lihtsalt vähesed kilomeetri kogemused. Et tegelikult Kalle Rovanpera oli ainukene sõitja, kes ei saanud hakkama täna selle uue kompotiga, mis neil on seal, uued refid ja hübriidi puudumine. Ja see teeb veits murelikuks, et kas tõesti, et nüüd, kui me jõuame Kruusa peale, et kas see sama hübriidi puudus võib ikka teda veel nagu häirida ja ei saa autot paika. Et igal juhul saab väga huvitav olema. Ma loodan, et see probleem ei ole Kruusa peal nii suur, aga tõesti ütleme, Monta ja Rootsi on ikka täiesti, tahaks öelda kohutav ta jaoks olnud, aga punktitabel räägib midagi muud ikkagi, et punktid on ju olemas, aga see on ikkagi Kalle Rovanpera, kellest me ilmselgelt ootasime oluliselt rohkem. Ja ma ütlen, Rovanpera puhul ainus asi, mis on positiivne kogu selle suure müsteeriumi ja pettumuse kõige taustal on see, et kuidagi on ta rohkem punkte kui Neville'il ja Tänakul, et ma täpselt räägid, et pole kiirust, pole mitte midagi, ja kuidagi on ta ikkagi masinad ikkagi korralikult finišisse toonud, et kui midagi positiivset otsida, siis vähemalt auto ei ladune ja ei pritsi õli näkku sulle, et raskel ajal asi seegi vist. Täpselt just, et vähemalt tehnika pidas vastu ja kuskil kraavis ei käinud, et nii ta on. Pole tema masti sõit, aga midagi pole teha. Ootame Kruusa hooaega ja siis me näeme, kas seal on vurtsu sees või peamegi terve see aasta ootama, kuni sealt hakkab seda maailmameisterlikku sõitu taas tulema. Liidris siis 32 punkti kaugusel ehk siis 29 punktiga täpsemalt Thierry Neuville. Neuville'i puhul võib küll öelda, et võttis Rootsi rallilt enda maksimumi justkui välja, et selle autoga oli justkui hädas kuni laupäeva lõunani, siis sai liikuma,
võttis, jõudis, tõusis 3. kohale, hoidis Ott Tänatu enda selja taga, kuigi et sulle Ott tal ikkagi nii eile õhtul kui täna rutlas hingas, võttis sealt punktikatselt sellised tipp-top punktid, võttis pühapäeva arvestuses tipp-top punktid, et 20 punkti siit Rootsist kätte saada tema surusel mehel ei ole üldse halb, et ma arvan, et tema on üks mees, kes võib olla kindlasti rahul asjade käiguda selles plaanis, et see 20 punkti arvestades, mis seisus ta oli, ütleme laupäeva hommikul, et võib-olla isegi rohkem, kui ta lootnud. Ja igal juhul, et tegelikult lõppkokkuvõttes tegi Neville väga tasemel sõidu ja sellise võib-olla võiks öelda maailmameisterliku sõidu just seda vaadates, et ta tegelikult kulges selle ralli suhteliselt niimoodi lõpuni, et ta üritas lihtsalt seda asja endale kuidagi mugavaks saada, et ta üle ei pingutaks ja tegelikult ju, kui me vaatame esimese päeva lõpuks katsevõit SS7-lt ja päeva lõpetas Umea sprindi teise ajaga. Küll jah, hakkas laupäeva hommikul oli keeruline, tal ei läinud väga hästi, aga samamoodi SS11 katsevõit, SS14 katsevõit, SS15 katsevõit. Et tegelikult selline, ta oli kogu aeg seal olemas, on ju. Et nii kui selline katse, mis sobis talle rohkem, sõitis, mingi keerulisem katse hoidis tagasi, et tema tegi, ma arvan, täpselt selle ralli, mis oleks tema jaoks ideaalne Rootsis. Et ega Rootsi pole ta tugevam küll kunagi olnud. No selles mõttes hoidis ära ja tõikis seda, et punktikatsel ikkagi vajutas 3. aja, et selles mõttes okei, et Evans Katsuta olid omast klassist, aga see, et sealt ka 3. kohad, et ta oli kiirem kui Rovampere, ta oli kiirem kui enne teda startinud Tänat, oli kiirem kui Formeau, kellest me ikka väga palju ootasime, eks ole, kellel me veel jõuame, et selles mõttes, et ta õigel ajal ikkagi vajutas ka, et see 3 punkti olid ikkagi väga väärtuslikud tegelikult, mis ta punktikatselt kätte sai. No igal juhul. Ja tegelikult, kui me just nagu rääkisime, et siin näiteks laupäeva hommik oli kehva või reede hommik oli kehva, siis üle 300 kilomeetri katseid sõideti üle 4 päeval ja kaotus Neville'il liidrile 11,9 sekundit. No see on täiesti olematu kaotus tegelikult, et ja me räägime siin, et ei saanud hästi käima. Tegelikult lihtsalt see tase seal tipus on nagu niivõrd tihedaks läinud, et seda on lahe näha. Ja tundub, et ikkagi kui Motes ka sai natuke räägitud, et võib-olla Neville siin see hooaeg ei suuda sarnast asja korrata, mida ta eelmine aasta tegi, siis mine tea, võib-olla suudab. Praegu igastahes üllatas küll positiivselt seetõttu, et ta ikkagi vormistas tulemuse ära ja hea tulemuse. No ma ütleks, et võib-olla nädalavahetuse ebaõnnesõdur on siiski Ott Tänak, et just selle laupäeval juhtunu pärast, et kui ütleme nii, et kõik need vallisõidud, kui keegi teeb apsu, sõidab valli, siis seal saab natukene, et sulle sõitja poole vaadata, kui sul tõesti auto hakkab mis siianes vedelikku välja imitsema ja eks sinna jäi see võimalus esikoha eest võidelda ka. Küsin niipidi üldse Tänaku puhul. Me tulime Monte Carlost ära niimoodi, et kuule, et läks refi valikuna, läks nii ja naa, aga tegelikult auto liigub hästi ja tipp-top. Mõnes mõttes me siin võime öelda, et tegelikult Hyundai liikusi küll, et oleks saanud esikoha eest võidelda, aga näed jälle, et eelmine kord oli refi, aga nüüd oli, eks ole, mingi muu väike tehniline aps. Kõike seda arvestades, eks ole, vahe Evansiga on juba 35 punkti ehk Ottil 26 punkti, et nagu selline, kuidas ma ütlen, selline hästi kahetisi tundeid tekitav ralli oli. No ega päris arvutud on, et kehvad tulemused või mitte poodiumi tulemused, et see punkti vahe hakkab ikka kärisema kiiresti. Ega tegelikult kõik on olemas, me nägime Montes, et kõik oli olemas, me nägime Rootsis, et kõik on olemas, on võimeline võidu peale sõitma. Võime hüpoteetiliselt siin vaadata, et kui teise päeva lõpuks, teise päeva, ainult teist päeva arvestades Ott kaotas 14,3 sekundit Neville'ile, ehk siis liidrile, tolle päeva liidrile, laupäevase liidrile. Ja esimesel päeval oli see vahe 1,3, on ju. Et siis võidu peale ta täna siin sõitnud ei oleks, aga igal juhul oleks ta olnud teise ja 3. kohal sõidus küll. Ja täna,
4,9 sekundit poodium on, et me räägime nagu nii väikesest ajavahest, mis tegelikult maksab ikka väga karmilt kätte punktidena. Ja ega midagi selles mõttes teha ei ole, et siit peab lootma, et lihtsalt see kuidagi pakett saab kokku. No tänase päeva häda natuke oli ju ikkagi see, et need stardikohad ikka luresid maru palju, et oli ikkagi ilmselgelt näha, et isegi mis iganes tänalt läks 7. teele, et sealt oli ikkagi märgatavalt, et ta veel puhastas teed ja seal ikkagi, kui sa olid see Tatsuta Evansi vastu, oleme ausad, mingi imesõidur võib-olla oleks saanud reaalsuses, nii esimesel kui teisel läbimisel see mõlemal ikkagi see stardipositsioon ikkagi, täna matšis ikka natuke minu maitsele võib lihtsalt liiga palju. Ei, seda küll jah, et stardipositsioon oli ilmselgelt nagu oluline täna aga samas me ei teadnud seda ette ka, et me saimegi sellest alles põhimõtteliselt täna lõunal teada, et kui mingid katsed olid sõidetud ja oli aru saada, mis seis on, et 4 sekundit antis tänase päeva liidril ära. Potentsiaalselt 4 sekundit kiiremini oleks ta saanud seda sõita. Aga Oti puhul mind jäi nagu häirima hoopis üks teine asi on see, mida Jaan väga demonstreeris eile, et iga sõna eest saab trahvi, siis see oli küll asi, mis väsitas ära, et nagu me saame aru, mis probleem on või me näeme, et mingi probleem on. Ja mitte keegi infot ei jaga, lihtsalt ei öelda mitte midagi. Ja see on lihtsalt lausa ajab närvi. Et kurat, et me jälgime nagu sporti, kus infovahetus peaks olema väga kiire, konkreetne, meeskond peaks info välja andma, fännid tahavad teada ja mitte midagi ei tule. Ja see on nagu lausa nii närvi, et kohati selline tunne, et kuradi paneks selle teleka kinni ja et nagu tehke seda show'd siis kellegile teisele või ma ei tea, tehke oma vahel seda show'd seal siis. Ralli järel, seal punktikatse järel, ma arvan seal ta rääkis natuke pikemalt, minu meelest ta võttis juba selle nagu üüratu pettumuse kokku, ma võin selle ette lugeda laias laastus, Heigo Raljuranna väga toortõlge, et see punktikatse oli nagu ülejäänud ralli, et täielik katastroof, et käisin ka siin esimeses kurvis lumevallis, et üldiselt eile super frustreeriv läbi päeva aega kaotada, et kui tuled etapile suurte lootustega ja see läheb hoopis nii, siis seda on keeruline alla neelata, et kui peame seda tegema. Laias laastus, Tänak tuli seda rallit võitma, ilmselgelt, aga ja ta landes ikkagi võidust, mitte võidusõidust esikohale, mitte enda pärast välja, vaid ikkagi masina pärast. Ja arvestades seda, et mine sa teada, see refi asi Monte Carlos oli ka nüüd tema otsus või tiimi otsus, kaude tundus ka tiimi otsus, siis ma ütleme nii, et kui teist rallit järjest, eks ole, see mitte, et su enda sõiduoskused ei mängi siin suuri punkte maha, vaid mängivad ikkagi muud tegurid, siis kurat ajaks närvi küll, ka mind. Ei muidugi, aga nagu miks seda ei kommunikeeri välja, miks on vaja rääkida mingit jama, et klaasil peal on lumi või miks seda siis meeskonna, ilmselt see on siis meeskonna poolt antud käsk, et ei tohi seda öelda, et nagu miks siis meeskond ei või seda kuidagi välja kommunikeerida, ma ei viitsi seda kuradi pendlit kaasa seal kanda telekais või ma ei tea, kaartide pealt ennustada, mis seal siis viga on. Et see tundub nagu lihtsalt nii tobe asi ja ma räägin, et kelle jaoks te teete seda, et te teete seda sporti seal fännide jaoks ju, et jah, ma tõesti, ma ei mõista seda ja see minu jaoks müsteeriumiks. Üks müsteerium veel oli sellel rallil, selle müsteeriumi nimi oli ikkagi minu jaoks lõpuni välja Takamoto Tatsuta 25 punkti selles mõttes, et ralli teine, pühapäeva arvestuse teine, punktikatse teine, et tal oli, ütleme nii, et mis ta siis lõppeks ütles, et ta ütles, et ta ei läinud päris hullu ajama viimasel kiiruskatsel, punktikatsel, et tundis, et pigem, eks ole, et tähtis on olla teel ja tuua masin sellel teisel rool koju, et oli pettunud, et jäi esikohata, küll see tuleb. Tatsuta, tuli lõpuni täitsa ulme ja täna, olgem ausad, tal oli terve nädalavahetuse peal, oli see üks kiiruskatse, eks ole, kus ta natuke läks punasesse ja tegi need 2 sapsu järjest. Aga muus osas ikkagi uskumatult küpsõit ju, täitsa ulme lihtsalt. Ja igal juhul
ma arvan, et ma ka väga selgelt vihjasin neljapäeval juba, et sealt oodata, et me võime häid katseaegu oodata, aga mitte lõpptulemust. Et seda ju oli teada, et Katsuta on ülikõva Rootsis, ülikiire, võitnud seda Rally2 arvestuses. Eelmine aasta sõitis võidu nimel, aga jälle see ei lõppenud seal. See lõppes tähendab lumehanges. Et ära vormistada selles konkurentsis, kus esinelik on 16,8 sekundises. Elfin Evansiga vahe 3,8 lõpuks selja taga, Neville 8,1. Et sellise pingega tuua see auto lõpuni, poleks ausalt öeldes osanud nagu mitte kuskilt seda oodata. Et ta sõidaks ära hea katseaja ideaalsetes tingimustes, et ta võtab katsevõidu, pole küsimust, ta on seda võimeline tegema. Aga siin ralli oli ka ju katseid, mis tal ei sobi, mis on keerulised, mis on aeglased, tehnilised. Ja need ka tõi ilusti ära, ja kandiski ralli lõpuni välja, et ma usun, et tegelikult see tulemus praegu annab küll uue hingamise talle. Et ta saab võib-olla selle stressi veits ikkagi maha, sest siiamaani oli, ma arvan, see stressi tase tal suht suur, et ta peab selle auto lõpuni tooma, tänu millele seda kiirust ka ei tulnud. Et nüüd võib küll olla mingi uus hingamine tal. Et et tal on, et sa oled kirjas neid kõrgeid kohti veelgi, et sa oled Keenias 12 kohta ja on olnud siin Soomes 3. ja Jaapanis 3. Aga need Keenia teised kohad on olnud ikkagi need, et ta tuli lõpuni, et müts maha, et tuli lõpuni, aga samas me ei räägi seal kiirusega teisele kohale tulekust. Aga see Rootsi teine koht, see oli nüüd küll esimest korda ju selline ralli, kus ta ausalt oligi, julgeb, võib-olla oligi õige kiire mees Rootsis, aga jäi teiseks või kiiruselt teine mees, et oligi päris tippmees, et ma ei tea, et kui suur tõenäosus on see, et me Takamoto nüüd sai mingi enesekindlus üles või pigem Rootsi ralli ja võtame rahulikult? Ma isegi ei oska seda öelda, et kuidas ta seda edasi hooaja jooksul kannab, et ma usun, et seal on kindlasti jälle rallid, kus ta suudab seda kordama hakata. Aga jah, ühesõnaga see tulemus on sõidetud täiesti ausas konkurentsis, pole seal ära katkejaid väga. Ja see on just see, mis seda enesekindlust võiks boostida kõvasti. Aga nüüd, kui vaadata, mis rallid siin järgmisena tulevad, sellised võib-olla, mis meil tuleb? Keenia tuleb. Keenia on tema vana lemmik, seal on 2 korda teine. Jah. Et Keenia on päris enne, aga kui tuleb näiteks aeglane sinna võib-olla keerulisem, ma ei tea, Sardiinia, Portugal, midagi sellist on ju. Et kuidas ta nendes oludes hakkama saab? Ma arvan, et ega sellise tempoga see asi seal ei jätku. Et vaatame, selles mõttes see hooaeg saab olema ka Katsuta koha pealt väga huvitav, niikuinii huvitav, sellepärast, et tema karjäär on mängus siin, et ta peab hästi esinema. Aga ma ütleks, et Monte oli pettumus, aga Rootsi igal juhul oli praegu Katsuta koha pealt ikka üllatus ja vähemalt kiirete rallidel. Tahaks küll näha, et ta suudab sarnast rallit tegema hakata või siis rallidel, mis talle tõesti väga sobivad, oli Keenia, Soomes on üles kasvanud, Soomes võiks ta head tempot näidata, ma ei tea, Eestis võib-olla samamoodi. Et eks me hooaja jooksul näeme, kas see on mingisugune ärkamine olnud või see on selline ühekordne sähvatus ja jätkame vanaviisi. Kas see, et Adrien Fourmaux oma ilusa Monte Carlo punktid ikkagi Rootsis maha mängis ühe apsuga, kuidas sa selle kokku võtad, et Fourmaux siis 21 punkti hooajal koos, sellest kokku ta lootis, et äkki õnnestub siin pühapäeval seda 10 jahtida, piirdus pühapäeva punktikatsu 1, et sealt esimesena startides polnud tegelikult suurt midagi lootega teha lõpuks. Jälle selle, et ta mängis küll ikka ise maha ja tegelikult täiesti mõttetu koha pealt, et kui ta selle 20 sekki juba ära kaotas, siis ega puhta sõiduga hakata seda selles konkurentsis nendes oludes tagasi sõitma, siis sa pead ikka olema peajagu juba teistest üle. Et
tema vist hakkab trahvi saama, sest ta ütles, et ma ütleme, kui keegi ütleb fakt, ma ütlen sõna perse, siis ta ütles ka, et võttis oma ralli väga lihtsalt kokku, et keerasime laupäeval oma kõik ralli perse, et siin pühapäeval oli see, et kas või, et roopad ja libe, et siin ei andnud ka punktikatsel suurt midagi teha, et ikkagi läks ropuks ära, et üks aps ja sinna läks, ma tuletan meelde, et näiteks kui me ennustasime neljapäeval, sina arvasid, et Formeau lõpetab kõrgemal kui Neville, aga kogemused vist ikka matsavad. No jah, pigem ongi see, et ilma selle apsuta tõenäoliselt oleks arvanud, et ta toob selle ralli ilma vigadeta lõpuni, aga päriselt see hetk, kui ta tegi selle apsu, et ta pidi oma kiivri vihma kinni panema, 20 sekki läks kaduma, siis see sama katse oli juba täiesti hullumeelne sõit tegelikult, hangest hange, järgmine samamoodi ja siis juba vist ülejärgmisel panigi ära, võis äkki olla. Ei, seal vist oli, mis on kõige kummalis, meil hakkaski mõtlema, et meil võib-olla ajajoonu sassis, et tegelikult oli nii, et see oli enne lõunat juhtus kiivri asi, siis ta rääkis selle ära oma mured, eks ole, meediale igale poole, et mis juhtus ja bla, ja siis ta läks sõitma ja siis läks hullu ajama, et tegelikult ta jõudi seal tiimi juurest täie läbi, ma arvan, kõik olid, et võta rahulikult, just oli aega hingata, vaadata natukene seda üldseisu, et toome punktid ära, et tegelikult ma mõtlesin ka, et mul oli ka valesti meeles, et seal oli see, et juhtusi siis hakkas paudutama, vaid ikkagi oli nii, et teil oli terve see hoolduspaus aega maha rahuneda ja ikka ei suutnud, ikka oli täitsa lappes ja punases. Seal maha ei rahunetud, seal võeti videod ette, hakati vaatama, kus me suudame, ma ei tea, kümnendike tagasi sõitma hakata. Kas see on see koht, kus on see häda, et isand Apite Puuli, kes täna oli kohal, aga vist eile võib-olla ei olnud väga näha, et võib-olla eksin, aga mul on tunne, et eile andsid ka veel kommentaari teise mehed, et mul on tunne, et see Apite Puuli jõudis äkki kas eile väga hilja õhtul või siis täna, et see on võib-olla see koht, kus seda tiimipealikku oleks aja. See, et ma arvan, et siin täna näiteks Katsuta heas pühapäevases ei saa alahinnata Latvala rolli, sest minu ainus asi, mis see Latvala tegi, oligi rahustas seda Katsutat ja pole hullu. Ma 2010 sõitsin ka rahulikult lõpuni, sain võidu, et võta rahulikult jumala eest, et võta rahulikult on kõik, et ma võib-olla sellele Formeaule ei olnud seda sõnade peale luret lihtsalt sel korral. Ja ei võib olla, loomulikult, ega see ju meeskonna tiimijuhi üks roll on samamoodi, et ega ta ju ka pärast eelmise hooaja viimast Jaapani rallit kutsus ju Otti ikkagi korrale ja ma saan aru, et selleks hooajaks ikkagi öeldi, et see suund peab olema vähe teine, mitte selline nagu eelmine aasta, et esikohalt me katkestama rohkem ei hakka. Et selles mõttes seda toetust võib-olla oleks olnud tal vaja kindlasti ja kas see oli tal olemas kellegi teise poolt, ma ei tea, ma pigem arvan, et ei olnud. Aga olgem ausad, ega ta on olnud päris bravuurne ka, siin pärast Montet ütles, et ta on ikkagi Hyundai esisõitja. Ei, ta ütles enne, ta kogu aeg paudutad, et selles võttes tal mul on tunne, et tal see Edo pihta läks aps ikka päris palju. Mul on tunne, et see vend läkski mingi hetk magama, mõtles, et kurat, ma olen sama hea vend kui Tänak ja Neville ja let's go, vaata. Et tundub, et läks natuke lappesse ära see ikka, ta ei ole noormees ka ikka juba poolnoorel mehel, et No eks ta nii on. Esimest korda teha see meeskonna sõita ja tiksub iga kuu ka pangaarvele midagi nüüd, et võib-olla tõuseb ära küll, et ise pole sellises olukorras olnud. Aga üks mees, kellel sa oled kunagi ju sarnastes olukordades olnud, tead, kes on MM-sarja hetkel 8. mees kokkuvõttes? 8 punktiga. Martin Sesk, MM-sarja maailma 8. rallisõiti hetkeseisuga igati otse ja ausalt. No see ralli, kuidas sa see Rootsi ralli kokku võtad tal, et oli selline, ütleme selline nähtamatu 6. koht mõnes mõttes, et tal ühtegi sellist suurt pauku ei olnud, samas ei ole ta mitte millegi üle ei saa nuriseda, et oligi selline, no ütleme, mitte suurepärane, väga hea või? Enne, kui sa ütlesid, et Martinsiga oleme siin ühes seisus olnud, siis tegelikult Formeauga oleme samamoodi ühes seisus olnud, et me oleme päris mitmed rallis ühe telgi all kõrvuti olnud ja viimane ralli parem puusalt äkki oli 2019 Rally Estonia, kui me olime M-spordi all mõlemad sõitsime ühe telgi all ja ma arvan, et ma võitsin teda minutiga ja siis ta küll istusime lõunal ja siis Formeau küsis ikka aega vahepeal, et kuidas ikka siin kuradi Eestis saab kiiresti sõita, et ta ei saa üldse aru. Aga ja, Martinsi, ma arvan 6. kohta, ma arvan siit rohkem oleks oodatanud juba nagu ilmselgelt liiga palju. Et see oli
nendes tingimustes, kus vigasi keegi ees ei tee, siis see tundubki täielik maksimum, mida juba võtta ju tegelikult. Et ja kui me vaatame, kui palju kaotust oli 2 minutit, 10 sekundit, võib tunduda suur kaotus, samas vaatame kaotus sekundit, mitu sekundit kilomeetrile, 0,44, mis on ülihea tulemus. Ja tegelikult üldse siin Rootsis kõik need noorsõitjad tegid selles mõttes näitasid ülihead kiirust. Ja minu meelest nagu kõige olulisem üldse Martinsi tulemust vaadates on see, et ta suutis Sami Pajari üritustele, mida Sami Pajari igati pidi üritas Martinsist kätte saada ja ei saanud laupäev ja ei saanud ka pühapäev kätte. Ja pigem näitas Martins, et kuule, et võid nagu tuure maha võtta, et ma saan hakkama küll. Kas Sami Pajari minu märkmetes on terve ralli kõige suurem pettumus? Mina reaalselt eeldasin, et ta on lumel ülikiire, sest ta on selle ralli ühe, ta on nagu mingit kiirust just eelmine aasta näitas, aga ma ei tea, mis seal on, kas on pinged või midagi, mis ei sobi, see hübriidita auto või midagi nagu ei klapi üldse, et ma vabandan nüüd sinu ees, aga mina tõesti arvasin, et Pajari oma Toyotaga tuulutab seda Sesksi ja ma arvasin, et ta tuulutab siin ikkagi päris paljusid teisi mehi ka nagu tuimalt, aga võta näpust mitte midagi. Ja ei, igal juhul, ma olin sama meelt ja üpriski kindel, et ega noorsõitjatest on Pajari juhatab vägesid ja pigem saab nendele ässadelegi siin vastu. Et sellest poolt küsimust, pettumus see oli. Ja pettumus pigem juba sellepärast, et Montes oli tal väga keeruline ralli. Ja Montes minu meelest ütles ka midagi, et õnneks tuleb Rootsi järgi, et saab sõita, saab näidata ja nii edasi. Ja mis see reaalsus siis tegelikult oli, mitte midagi ei tulnud. Et kui ma räägin, et ta läks küll ref katki reedel, aga see ei ole vabanduseks sellele, et ta tegelikult Martinsit kätte ei saanud. Ja tal olid kõik võimalused laual olemas. Vahe oli piisavalt väike, et Martins kinni püüda. Seda ta ei suutnud teha. Nii et tegelikult täna on ta ikkagi noor sõitjat. Me ei saa öelda, et ta oleks siin, et isegi kui ta ref läks, et ta oleks siin olnud kuidagi parem kui Martins. Et kindlasti ei olnud. Ja ähtadega pole mõtet üldse võrreldud, et mingites kohtades Sami suutis tempot näidata, aga täpselt seda sama tegid ka teised noored seal. Üks noor, kes oma ilusa etappi võib natuke ära rikkus, oli Joshua McErlen, kes siis oli täna siis ainult väga suur ebaõnnestuja ralli üks autodest, et aps ja tõmbas sinna lume sisse ära. Nii palju, eks ole, vist ikkagi sellist iiri mehele ikka sellist šarmanti ja seda sellist meelitusoskust oli, et seal kõvasti kaevati ja kaevati see masin ikkagi lõpuks välja, et see kaotus oli muidugi selline kalendriga, et palju see kaotus tuli, ma vaatan 50 minutit, ütleme üle 3 tunni seal vist kaevasid kampatisi välja, et ma ütlen, et aga tuli lõpuni, et asi kindel, asi seegi, aga ma ei teadnud, kas seda ühte apsu nüüd kooliraha vist on selle asja nimi lihtsalt. Ja kindlasti kooliraha, et aga tegelikult olgem ausad ikkagi siiamaani ta tegi ikkagi laupäeva õhtuni päris head tööd. No me ei saa kuidagi, ta oli 22,2 sekundit Sami Pajarist maas. Võrdleme nüüd lihtsalt Sami Pajari ja Joshi kilomeetreid, et need kilomeetrid on, ma arvan, 10-kordse vahega. Selles mõttes tegi ta ikkagi ju, me peame ütlema head tööd, Munster ka 40 sekundit taga. Aga see ilmselgelt see läheb kooli rahaks. Õnneks on tore see, et M-Sport ei kaadanud nagu meeskonna punktidest, et see oli 6 ja 8 oli ennem ja lihtsalt nüüd Munster tõusis koha võrra kõrgemale ja 6 ja 8 jäi sellegi poolest. Aga kuidas seda rallit kokku võtta? Ega kohati üllatas, kohati näitas väga head tempot, splittides eriti, mingitel katsetel suutis ju täiesti sõita ässadega siin ühes tempos. Ma kiiresti võtan korra lahti, vaatan, mis see parim katseaeg tal oli. SS6 näiteks oli 5 aeg. Nii, 5 jäigi ta parimaks katseajaks. Et ütleme pärast Montet, ma ütleks, et mina poleks seda uskunud, et ta nii kõrgesse mängu suudab tulla. Ja tead, mida mina poleks uskunud, et meil on võimalus võib-olla Jaan Martinson kätte saada, sest ta vist see oma tööasjad tehtud, nüüd tuleb see vana hea koht, et kus me proovime ta kõnesse saada. Eelmine kord, kui me üritasime, siis ei õnnestunud. Seekord lähme nüüd teisele katsele, vaatame.
Jaan siis ütles, et sai jutud ära tehtud, jalutab hotelli poole, et ta oleks ideaalist. No nii, Jaan, kas sa kuuled meid, ma loodan? Ja ma kuulen teid. No ja mina kuulen sind ka. Tead, Jaan, me oleme siin saates nüüd 40 minutit rääkinud muudest meestest ja sa ideaalsel ajal helistad, et sinul kokku võtta eestlaste ralli, sest me Rally 2-ni pole veel jõudnud, aga alustame ikkagi Ott Tänatust. Käis ta sinu eest läbi, eks ole, ma nägin, et video juba jõudis meie süsteemi, ilmselgelt pole jõudnud veel vaadata. Räägi, mis olemisega see Tänat siis sulle ralli kokku võttis ja kuidas sa ise tema selle tänavuse Rootsi lumesse uhamise kokku võtad? No, ta ütles, et pettunud, eks. No, mis seal pettunud olla, kui ikkagi ei saanud nagu laupäeval hakkama ja seal ta selgitas ära, et olid mootorid probleemid, et ta keerasid mootorit maha natuke, et ei julenud täiega panna, et tahtsid ikkagi lõpuni tulla ja võt see päev oli pettumus, et sõidad ja kuhugi ei jõua. Ja täna ütles ka, et hommiku veel üritas, aga selle pika katse teisel läbimisel oli ikkagi tee oli nii sodiks sõidetud, et sealt rohkem nagu välja ei pigistanud ja nii ta on, et midagi pole teha, elu läheb edasi, ütleb, et nüüd tuleb ennast kokku võtta ja paremaks saada. Jaa. Kuigi nii. Ma ütleks ka seda, et tegelikult nii tihedat Rootsi rallit ei ole kunagi olnud. Ma vaatasin statistika mingi viimase 6-7 aasta viimase aasta kohta järgi ja seal selgus, et ikka 16 sekundiga oleks enamasti teise koha saanud ja poodiumil oleks kindlasti olnud, et üks ralli, võt see oli see lühike nii-öelda pool kruusa ralli, seal olid natukene väiksemad vahed, aga muidu oleks ikkagi minus 16 sekundit oleks poodiumi koht kindel. Aga paraku see aasta käis niuka andmine, et ei tulnud sealt kahjuks midagi, 4. koht. Jaa. Kuule, võtame Rally 2 ka siis sinuga natukene, et see nagu ütles Mikko Heikkila või Mikko Heikkila ütles, et näed, et tulin siia rallile teise koha järgi, olen 3. olen pettunud, et teatavasti mitte keegi Solbergile vastu ei saa, nii oligi Solberg 3. aastat järjest esimene. Aga selles mõttes Robert Virves läks seda teist kohta püüdma, ta püüdis nii, et oli siis veerand tundi vist lumevallis umbes, et tema sõit ei jää täitsa sinna. No ütleme niimoodi, ma ei ole temaga jõudnud veel rääkida. Et nii-öelda P2 vennad ehk siis Priority 2 ehk siis WRC 2 vennad pressikonverentsile või sinna pressiruumi ei tulnud. Aga jah, üritada tuleb, ega tal ei on ju mitte midagi kaotada ka, eks ju. Et kuni sinna maani hakkasid mõtlema, et vend on ilmselt ääretult pettunud, et ei pannud seda Rootsi rallit nii-öelda endale MM-arvestusse minevaks. Aga takkajärgi tark mees. Jaa, aga ma olen täitsa kindel, et kui see oleks olnud arvestusse minev, siis ta ei oleks hakanud hullu panema seal. Ta oleks võtnud selle 3. koha aga tegelikult, mis on see, et ta sõitis ikkagi lõpuks hästi. Et sealt on kohe näha, et ta on ikkagi poodiumi mees, vähemalt kiiruselt. Ja muidugi seda sama näitas ka Linnamäe. Ma just tahtsin öelda Linnamäe, et kas see, et ta siin võitis selle viimase pika kiiruskatse ja siis punktikatse 3. koht, et tegelikult kiirus oli olemas, seda paran, et see 2 apsu, täna vist oli ka täis lumes natuke raevasend jälle sisse, et neid apse tuleb vist ikka natuke liiga palju viimastel aastatel. No jah, paraku on see, et kui ta püsiks teel, ta oleks täiesti kindlalt samuti poodiumi poiss. Vaata, ta ju hoidis teist kohta ralli alguses. Et kiirust on tal küll ja veel. Täpselt nii nagu ka Virvesel. Et siis
jääb loota ainult paremat, et järgmistel rallidel mehed püsivad rajal ja siis tuleb ka tulemust. Jah, et Jürgensoni ja Virve või Jürgensoni ja Nõdese juttu läks vist täpselt sama nagu eile, et Jürgenson siis võit oli see, et tuli lõpuni, tuli sellise stabiilse kaotusega alati, aga tuli lõpuni ehk selles plaanis oli parim eestlane ja Nõdene, tema siis juunior WRC sõit jäi reedel kütusepumba taha laupäeval, oli natuke paremaid kohti, et täna sinna päris esikolmikusse ei jõudnud. Vist seal ei ole mitte midagi uut öelda, mida me eilses saates ei öelnud või? Ei, absoluutselt. Ega nemad on ju mõlemad uues nii-öelda olukorras ja uues masinaklassis ja sellega tuleb kohaneda ja võimalikult palju kilomeetrit saada. Et ta nii on. Aga üks asi, millega siin rääkisin Hyundai bossiga ja Tänakuga ka on ikkagi see, et näed, see paganama Toyota võtab kõik suured punktid ära. Ja on ju tõesti sekundite mäng, aga miksipärast need sekundid lähevad ikkagi Toyotale. Ja Ott Tänak ütles ka, et Toyota on kõva ja areneb hästi ja arendab autot hästi ja kõik, et aga nüüd tuleb hakata lihtsalt neile järgi võtma. Tootjate arvestuses võib siis öelda, et Toyota 120 punkti, Hyundai 72 ja M-Sport 25 ehk kaudselt Hyundai Toyota on kaugemal kui M-Sport ehk midagi selles plaanis edasi esimesest 2 rallist. Ainus ilus asi, mis välja võtta oli, eks ole, Monte Carlos Formao, peale seda nagu on kõik olnud selline pool pettumusnoodi ka. Või oleneb, kuidas seda Neuvilli tänast sõitu ja eilset sõitu hindad muidugi. Jaa, aga üks asi on muidugi ka ju see, et mis nii-öelda selle tiimi tšempionaadi ettevaatlikuks teeb, kuigi see vaevalt, et see meid nii palju huvitaks ja häiriks, aga on see, et Kalle Rovanpera ei ole ju 2 ralliga oma tiimile punkte toonud. Ta on mõlemal rallil ju olnud 3. Toyota vend. Ja nüüd hakata arvama, et ta purjetab niisugune 4. ja 5. kohtadega hooaja lõpuni välja. Seda on ka nagu palju arvata, et kui vend hoo üles saab, ega siis Hyundail lihtsamaks lähe. No eks ole, et lõpuks Toyota võitis nii ralli 1 kui ralli 2 karsikvõidu, eks ole, et selles mõttes Toyota ralli puhtalt lõpuks. Jaa, ei absoluutselt, aga midagi ei ole teha. Teevad head tööd, neil on head sõitjad ja mida sa veel tahtsid. Kuidas tervis? No nii, räägi. Ma tahtsin öelda, et tegelikult oli ka mul kahju, et Taka ehk siis Takamoto Katsuta ei võitnud seda rallit. Et see oleks lahe olnud. Kas seal üldse nagu ralli alal oli mõni inimene, kes oli selles Evans versus Tatra võitluses ka Evansi poolt? Ma arvan, kõik tahtsid Tatra võitu või ei või? Ei, absoluutselt ja muidugi, see Kalle Rovanpera oli ka natukene jõhker, kui ta ütles selle otse-eetris kuskil välja, et kurat oli täitsa pettunud, et asi läks pekki, et kuradi Evans sõitis nii kiiresti, umbes nii. Andis mõista, et aga ma arvan, et Evansi ema oli ka, Tatra poolt, et Evans, poiss võitud küll, see Tatra võiks ühe võtta, et selles mõttes on kahju küll, et Tatral nii läks. Jaa, aga Evans muidugi on kena punkti vahe endale kasvatanud, et mis tähendab seda, et tal on praegu üks lõtk olemas. Et kui ta mingil rallil pambusse paneb ja punkte üldse ei saa, siis ei ole asi ikka veel hull. Et punktiseis sellest, ütleme, lootusetuks ei muutu. Jaa, aga okei, kuule, kuidas Jaan, võtta siis enda sõnades, enda vaatest, personaalselt vaates see Rootsi ralli kokku, et sinna selline ootamatu minek oli selline viimasel minutil. Kuidas siis läks, et kuidas see tervise said korda, kuidas see pühapäev? Tervise sain korda. Mis õpeta siis noori kuulajaid, kes ei tea, kuidas külmetusest lahti saada, mis see imetrikk oli? Kas lamamine? Ei
lamamine ja teatud joogid. Kui sa võtad ja seest mõnusalt soojaks teeb, siis saad päevaga terveks. Et tahtsin siin endale puntsi teha, aga siin kuskil oli mingi jama, kanget teed ei olnud ja siis ühesõnaga tee jätsin vahele, aga kõik muu kasutasin nagu ära. No sinna aga muidugi Rootsi hindasid arvestades, sinna need päevarahad vist kõik läksid. Oi ei, tegelikult ei olnudki nii hull, ausalt. Et mis ta nüüd on? Kolmandiku võrra kallim kui meil. Mitte üldse palju. Et ei ole katastroof. Aga mis ma veel ütlen, et tegelikult väga ilus talveilm on. Ma olen hästi palju samme saanud. Tulen koju uhkelt näitan naisele mul sammulugejat. Et iga päev niukene 15 000 sammu. Et selles mõttes on hea, aga ega see hakkab natukene liigestele ka siin. Uumeas on ju see, et nad ei vala teedele soola. Ja täitsa jäised kõnniteed ja autoteed. Et ühesõnaga, pane endale naelad alla nii autole kui ka saabastele ja vaata ise, kuidas sa hakkama saad. Aga nemad ei hakka lörtsima oma teid mingisuguse soolaga. No võt, õige. On sul veel mida kuulajatele öelda või lasen sul siis hotelli ära, et meil on siin, meil on veel Rolandiga veel mitmed kuulajate küsimused veel läbi hammustada, et ma liialt palju siin kinni ei hoiaks isegi. Ja rääkige targemat juttu ja ma lähen ja proovin kätte saada Virvese ja Jürgensoni ja kuulan, mis neil öelda on. No võt, edu ja jõua siis tervelt koju. Teeme nii, nägemist. Nägemist. Nii, kas sa, Roland Poom, kuuled nüüd mind? Kuulen ikka, olen jätkult olemas, sõnagi Jaani jutte kuulnud, aga... Ma tahtsin just küsida, et huvitav, et olid nii vait, et ma ei oska vist niimoodi ühendada seda tehnoloogiat siin, et ta sina kuuleks Jaani jutu, aga täna sain vähemalt Jaani toru otsa, et ma natukene arenen. Ma olen nagu see McGurlan, et kehv, aga arenen suurte sammudega ühtlaselt. Sa oled tubli. Küsimused, Peeter küsib, kas meeskonna mehaanikud on universaalsed või on iga asja jaoks oma mees? Et see tähendab, et mille eest konkreetsed mehaanikud vastutavad, et kuidas see jaotus siis on, võid rääkida Peetrile? Ja üldiselt on ikkagi iga konkreetse asja jaoks on oma mees. Näiteks ikkagi on näite vasaku esimese nurgamees või parema tagumise nurgamees, kes siis vastutab kogu selle nurga eest, siis eraldi on loomulikult elektrikud, muud spetsialistid, kes mootoriga tegelevad ja nii edasi. Palju neid ühiseid mehi on, siis ma võtan niipidi, et kas on mõni selline universaalne, et kes on nii-öelda lükata tõurata, et kel vaja on, möllab sellega? Ja ei, ma arvan, et tegelikult ega need näiteks, võin tuua need näitena, et need iga see nurgamees tegelikult ongi universaalne ka, et kui seal midagi teha ei ole, käid poldid mutrid üle, vaatad, et kõik tihendid on omal kohal, voolikud omal kohal, siis see nurk on ju valmis suures pildis, et siis kas lähed teiste lappi või lähed, ma ei tea, kas või tolmuimejaga, ma arvan, autot puhtaks tegema vajadusele. Aga ma arvan, et elektrik ja insener on ikkagi ja mingi mootorispetsialist on seal ikkagi oma ülesannete peale ainult. Nii, Siim küsib, et miks tundus see aasta eelis olevat eestartijatel, kui tavaliselt on Rootsi rallil oluline eelis tanantulijatel? Suurt palju saad seda läbi käia selles mõttes, et lund ei sadanud vist väga grammigi, et see teise päeva algus oli vist algus, kus oli veidi lund peale tuld. Oli teise päeva algus või? Ja tegelikult täna ka, et ole, täna ka, jah. Et lihtsalt on selles, et kui tee on puhas, siis on ees parem ja sel aastal kuidagi juhtus nii. Tundub olevat. Ja selle mainin ka veel ära, et see jääpaksuse teemaga kindlasti, et seda olukorda ei olnud, kus aina mida auto tahapool läheb, et seda rohkem seda grippi tekiks, et kruus tuleb välja. Et kuna see jääkitt tõenäoliselt oli selline mõõdukas, alguses oli hea minna puhas tee,
siis mingi hetk läks ta selliseks slushiks, nagu selline märg jääpudru juba võib-olla joones kohati, kui ta hakkas katki minema ja lõpuks ühel hetkel see joon oli jälle puhas, et tuli see kruusapinnas põhjust alt välja, kus jälle oli hea pind. Et see vahepealne osa on kindlasti kõige libedam ja see lihtsalt, miks ta nii on lumesadu ja külmad temperatuurid, mida seal enne rallit, kui pikalt lubab. Priidit küsin, mis auto osana peab finistist üle minema, et aeg kinni läheks, et millest seda võetakse? Et kas seal on mingi konkreetne koht? Kõige esimene osa ikka esimesena autos, sest nii-öelda laserkiir võtab selle kinni. Et seal ei ole mingisugust seadeldis selles mõttes peal, et näiteks GPS-i antenn on kuskil keset autot, et alates sellest hetkest võtab, et tegelikult ei ole, et võtab ikkagi kohe esimesest. Et kui nina on läinud, siis võtab lahtisest radikast ja mis iganes, midagi sellist siis jääb. Ja, just, sest laserkiir nii-öelda paneb selle aja kinni. Marko küsib kuulsa Serderiidise kohta, et miks see võiks olla rallisarjas sarnaselt vormel 1 superlitsents, et kui teatud punkte koos ei ole, siis lihtsalt sõita ei saa. Et praegu võtab Hemsworth just suvalise mehe sõitma. Et enne võiks tõestada madalamates klassides ja siis vaadatakse veel lisaks, eks ole, neid jaotuskilomeetrid ja kõike muud sellist, eks ole, et see suvaline mees siin võib-olla raud on ka Matt Erlan, eks ole, et küsimus kauda, et miks ei võiks olla superlitsents ja miks ei võiks olla natukene piiratum see asi, et kes selle masina rooli saavad? Ma arvan, et peaks olema, et ma olen täiesti nõus küsijaga, nimi läks juba kahjuks meelest. Marko, ma olen täiesti nõus Markoga, et peaks olema piiratud. Ma saan aru, et seda tõenäoliselt ei tahetagi sellepärast piirata, et niigi vähe autos, et jumal tänatud, kui Serderiidiski tuleb juurde või Lorenzo Bertelli, mida iganes. No Lorenzol kindlasti peaks see nii-öelda superlitsents olema juhul, kui see oleks kohustuslik, et ta on piisavalt tõestanud ennast aastate jooksul. Aga kus sa selle piiri tõmbaks? Nõus. Näiteks, see kõige mõistlikum ongi madala klassi autoga selline sekundkilomeetrile kaotus ja ma arvan lõpetamise protsent, mingisugune koefitsient sellest, et sa pead tulema lõpuni ja sa pead mingit tempot ka näitama, et ei ole see, et sa tuled, ma ei tea, 2-3 sekundit kilomeetrile kaotada enne võitjale ja et siis sa võid ikkagi ralli ühte istuda. Kas see, et näiteks ma toon sellise robusse näite, et kuulus juunior WRC mees Ali Türkan vist oli see, kellel on kõvad Castroli ja Türgi rahad taga, eks ole, ja on vist vahepeal oli lootust, et äkki saab, eks ole, M-spordi mõnel, see on siis Puma ralli mõnel etapil enda kasutusse, et kas Türkan näiteks, kas sinu meelest Türkan näiteks sinu hüpoteetilises peas olevas litsentsitabelis oleks sõidu kõlbulik? Hetkel mitte, et ma arvan, et ta peaks näitama vähemalt ralli 2-ga 2-3 rallit sõitma ja näitama, et ta tuleb lõpuni need selle autoga ja näitab ka mingit kiirust, et täna ta on ainult ralli 3-ga sõitnud ju. Ta ei ole sõitnud MM-sarjas kõrgema klassi autoga. Et jätta nüüd üks klass vahele, see ei tohiks olla kindlasti, ma arvan, lubatud, et mingisugune kogemus peaks olema siis kõrgema mitte ralli 1 autoga sõitmisest. Tundus loogiline? Jaa, tundub. Mis me siis veel võtame? Võtame siit ka Helari, et kauda on muidugi on vist sama mure nagu sul, aga rändime võib-olla eel. Miks peab WRC-s olema selline salatsemine kogu aeg? Et ütlevad, et tahavad sarja populaarsemaks muuta, kui keegi midagi ei räägi. Ise kui kellelgi midagi juhtub või muudetakse oma seadeid, siis katse lõpu intervjuud on ikka, et okei, ja everything is fine. Et palju huvitavam oleks avatud dialoog. Ja ma juba rääkisin sellest ka ja ma olen tõesti nõus Helariga ja see on nii tobe, et saad aru, mul tekib vahepeal vastikus lausa selle vastu. Et see arvutilt see lahti teha või telekas käimuse panna. Kui suure saladuse, vaata, mind natuke kummastab alati see, et näiteks nende seadete, mis suunas seadeid teha, mis sa üldse muudad, sellist, et kas mingi üldpilti nagu ei öelda, et
täpselt see, et kõik need vahet pole Rovanperad, Munsterid, et okei, me nüüd muutsime autot või muudame autot. Kõik see asi jääb ka alati täis müsteeriumiks, et kas see on nagu paratamatu või seal, kui sa tõesti ütled midagi, siis sa annad nii suure vihje kohe konkurendile, et seda ei saagi, on arusaadav see salatsemine. Kui sa aid mu küsimusest aru, minu küsimusest. No ei, ma ei usu, et kui me räägime mingi seadete muutumisest, me räägime ikkagi suht lihtlabasest vedrustuse muutmisest, balansi muutmisest, ma ei tea, sõidukõrguse muutmisest, mida iganes. Me räägime tõenäoliselt ikkagi nagu väga sellistest lihtsatest asjadest või siis, ma ei tea, diferentsiaali mingitest muudest seadetest. Nii kõik proovivad neid läbi ja ma ei tea, kui Kalle Rovanpera ütleb, et näed, ma tegin suured muudatused, aga ma ei ütle, mida ma tegin. No who the fuck cares tegelikult ka, et see, et tema nüüd võib-olla oleks hüpoteetiliselt selle auto heaks saanud, see ei tähenda, et mitte keegi teine veel oleks selle seadega heaks auto saanud. Sõitjate sõidustiilid on niivõrd erinevad tegelikult, kus minu auto ei sobi tõenäoliselt väga, väga paljudele sõitjatele, noh. Et ma tõesti, ma ei mõista seda salatsemist ja see on nii haige ja kõige rohkem ajab mind veel närvi lõpuks see, et siis veel see Kai Lindström seal katse lõpus, siis tuleb see kuradi tiimi raadiodega. Hello, this is your time. Vaat sa Montes. Your time is 35.9. Montes, sa ei saanud aru, miks see mind häirib, aga ma saan aru, et on jõudnud ka sinuni see nördivus selles osas, et ja, et seal on, ma saan aru, et aasta otsa on, ma see Jaani kirjutas selles mõttes, mulle isegi meeldis, et aasta otsa on nagu tööd tehtud ja testitud asja, midagi nagu liialt juurde ei ole tulnud. See tundus nagu kõik ülipõnev enne hooaega. Tulevad mingid tiimivärgid, jumala põnev, üli hästi saaks ära kasutada ju. Päriselt ka nagu proovige nagu asju huvitavaks teha, et rahval oleks huvitav näha. Ma ei tea, tundub, et promootor võib hakkama mingid laine ette kirjutama meeskonnale, mida siis öelda seal raadios on ju. Noh, tehke fake'iga kas või, tehke huvitavamaks asja. Teine asi siis need helmet kämmid on ju kiivrikaamerad, no neid ei tulnudki lõpuks. Et nagu mõtteid on, aga kõik, mis teostatakse nagu ühteme kuradi huumorinurk on see. Jaa, et selles mõttes et selline, ma ei teagi, kuidas sealt sellisest audust välja saada. Seal võib-olla on tõesti see, et nagu Elar ütles ka, et äkki võiks keegi rallisõitjates selle asja kätte võtta ja hakata õigest ausalt rääkima. Et siis võrrelda, keda on lapse lõpus huvitav jälgida. Et ma räägin, et seal võib-olla ma arvan see Martin Sesks, et sa talle võiks küll selle idee maha müüa, et räägi nii avalikult kui saad üldse ja saad veel südameid juurde, et nii palju südameid, kui ta selle oma avatud olemised juba võitnud on näiteks, et keegi võiks. Tundub, et tuleb ette võtma, jah. Tundub, et tuleb ette võtta ja kuidagi siis suruda seda läbi. Jaa, aga noh, mis siin ikka, et see meil rohkemist ei ole midagi lahata, et rallikats poistest sa muidugi ei saanud öelda, aga noh, tegelikult on kahju, eks ole, nii Virvesest kui Linnamest, et nii läks, aga elu läheb edasi. Ja, mis on ikka, õnneks ei pea Virves olema liiga kurb, et ta punktide peale sõitnud, mida me kartsime. Aga ma arvan, et me võime olla õnnelikud selle üle, et ta näitas ikkagi ulmekiirust, mida ei oodanud talt. Ja võime õnnelikud olla selle üle, et Romet Jürgenson tuli oma esimese ralli 2 autoga lõpuni MM arvestuses ja 7 punktid olemas. Ma arvan, et esimeseks ralliks kogu vajalik töö on tehtud. Ja ega Rootsi on ka keeruline ralli, mida ma arvan alguses sõita. Et iseenesest ma arvan, et võib öelda, et tubli töö Rometilt ja Siimult. Jah, et me ütleme selle neljapäevas saate tegime selle ennustusformaadis, mul nüüd rodemat ei ette. See jumal, need on küll asja, mis vaikime kõik maha, et üldse see ei räägitud, et siin isand Poom ütles, et näiteks, et kas seltskonnas Bajari, kas Ratsuta, Munster või McDerlan, kes on kõige parem, see ütles Bajari. Et see mõttes oli ikka päris karm. Mina ütlesin Ratsuta, ma loen ainult need asjad ette, vaata, mis või kes saab kõige rohkem punkte, Poom arvas Hyundai, mina Toyota, või kes lõpetab kõrgemal Formeau või Neville. Poom, ütles Formeau, et see mõttes need asjad ja ülejäänud asjad läksid muidugi mul lappesse, et päris pöörane ralli, ma ütlen ausalt, et ega see Evansi võit on üks vähesem pöörasemaid asja selle ralli juures, et nii see
nii see Tatsuta teine koht, Rovanpera aedlus, absoluutselt. Ütleme nii, et kui vahest saab selle Rootsi ralli järel natuke targemaks, siis seekord, suures pildis hooaja üldvaates targemaks, et mis seisus keegi on ja minu meelest sel korral jäime kõik lollimaks lihtsalt, et ei saa mitte midagi aru, mis toimub. Ja kui järgmine aasta hakata Rootsi ralli ennustust tegema, siis peab meelde tuletama, et selle aasta pealt ei ole midagi vaadata. Ei, miks? Ei, sa oled jälle, sa ei usu Katsutasse, mina arvan, et iga aasta hakkab need. Ei, mis sa Katsutast räägid? Ma räägin üldiselt asjadest. Uus ajastu, saad aru, uus ajastu, hübriid ei ole, uus Toyota, uus ajastu, siin ongi Evansi ja Takamoto aastak. Kas see on välistatud? See on vist välistatud. Seda ma küll usun, et Evans tiitli peale suudab sõita, aga kas Katsuta suudab seda, ma ei oska, ei taha uskuda. Ja eks sellele võtame kokku. Oli siin meeleolutud päevad, täna siis natuke lühem. Taas siis oleme tagasi märtsi teises pooles. Ma nüüd pead ei anna, et oli äkki 20 märts, millal hakatakse sõitma Safari rallit ja ütleme, et mingil määral on see seis ju poom selline, et kuna see Evansi edu on juba rohkem üks ralli, et selle ikkagi väga suur, et sellise Rovanpere S30 ja teiste S30 pluss ühelt rallilt võib saada 35 punkti, siis kui see tuleb juba ka selline ralli, kus Evans seal eesotsas peaks olema, siis me peame hakkama juba siin väga vaatama, et oot, mis toimub üleüldse, et ega siin koperdamisruumi hakkab võib-olla varsti juba paljudel väheks jääma. No täpselt minu mõtted ja ega kes seal selja taga oli järgmine põhimõtteliselt oligi Rovanpera või? Rovanpera, jah. Ei Ossier on ka vahel. Ossier on teine, äkki tuleb jälle tagasi, vaatab. Ei, ta ütles see aasta kindlasti ei tule. Aga jaa, kuna Rovanpera on seal tagasi, siis me ei tea ka Rovanpera üldist seisu on ju vormi, et kas ta on Keenias vormis või ei ole. Ja mis hetkel ta üldse on vormis, võib-olla ei olegi, välja arvatud Eesti ja Soome kui sealgi. Et ega aeg annab vastuseid, aga jah, Safari ralli Keenias 20-23 märts juba on, nii et ei pea liiga kaua ootama. Ja huvitav, kui palju oleks saanud raha hooaja eel, kui sa oleks ennustanud, et lihtsalt, et mitu poodiumi kohta on Monte Carlo ja Rootsi järel näiteks Kolle Rovanperal ja Tänatul ja vastus oleks olnud 0. Samal ajal, eks ole, on poodiumil olnud Katsuta Formeau. Et ma arvan, selle eest oleks ikka väga rikkad saanud, et kaks suursoosikut meie silmis pole poodiumil oldki ja Neville parimal juhul 3. olnud, et täiesti teistmoodi hooaja algus, kui ükskõik, kes siin arvas. Jah, aga siis sa pead need panused ära tegema lõpuks, et siis äkki joppab. No ma panin kuuldes Fantasy WRC-s, ma panin väga riskile, läksin Riklers mööda, ma panin Bayeri 3. vist lõpuks, et let's go. Palju seal punkte kokku tuli? Ma ei ole, ma tean, mis ma ennustasin. Ei, ma arvan, ma sain 0 võib-olla isegi. Ma ei ole vaadanud. Mul oli Tänat, seda mälet, et algus oli ikkagi Tänat ja Rovanpera, see on juba eos 0 ja siis mul oli, et sealt edasi ka, et ütleme Riklers mööda. Ma ei taha isegi vaadata. Ma ise ka, mina sain piinlikud 20 punkti ja nüüd ma pean mõtlema, kas ma üldse jätkan selle, kui ei jätka. Jah, siin saab alati teha, et unustasin ära ja asja, ma pean, kui mul seal 0 on, ma ütlen, ma unustasin ennustada, et tegelikult. Just. Tule okei, eks mis seal ikka, et lasen sind siis sinna naise lapse juurde. Tuli, ma pole nii pikku saadet elu sees teinud, aga eks see ralli oli pikki juttu ja mis väärt ka, et oli selline väga sekundis, et oli äge. Jaa, tõsi, oli äge ja mõtlemisainet küll, nii et kohtume, kuuleme jälle märtsi lõpus, seni siis kuulake ikka, ma ei tea, kuulake üle, mis me see nädal rääkisime alates neljapäevast ja kui palju pihta läks. Jah, või siis kuulake jalgpallistuudiot, sest mul esimene katsetus läks sassi. No mis sa seda jalgpalli pole mõtet? Ei, ma ütlen, täna see soperduste päev taaskord olda, no okei. See oli seekordne 6. käik ja nüüd tuleb selline kuuajane paus ja siis te kuulete tõenäoliselt Gunnar Lehest ja võib-olla ka minuga ja võib-olla ka Kaspar Rusiga taas.
Aada Zenits, kõike head, ütle Saada kõike head ja siis ma panen peale kuulsa lõpurulli ja sellega on meie seekordsed saated tehtud. Ja, kõik head minu poolt ka ja kuuleme peagi. Nägemist! Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.